Tere tulemast minu kanalile Kaardisõnumid hingele. Sõnn, siit tuleb sinu 2026 aasta tulihobuse sõnumid minu kaartidelt. Mul on siin juba kaardid, häälestasin end ja segasin neid ja ladusin kaardid välja, kaardid on välja pandud. Ja ma pean ütlema, et väga head kaardid tulid Sõnnile. Aga enne veel, kui ma hakkan siin vaatama, mida need kaardid räägivad, siis tahan öelda seda, et see on selline meelelahutuslik ladumine. Ära võtta seda siin kui puhast tõde, puhast kulda. See on selline kollektiivne lugemine, kõik ei saa siin sinuga resoneeruda, aga ma usun, et kui sa oled sattunud seda lugemist vaatama, kuulama, siis järelikult sul on vaja siit mingisugust sõnumit kuulda hetkel. Ja vaatame siis, mida see tulihobuse aasta võib tuua, millega üllatada Sõnni päikesemärki. Ja hakkame siis siit otsast peale. Esimeseks kaardiks tuli müntide 7. Ja see on selline kannatlikkuse kaart. Mul on tunne, et siin sellel aastal sõnnid vajavad sellist kannatlikkust. Ja see kaart räägib ka nagu sellest, et väga paljud sõnnid hakkavad nagu oma elus vaatama erinevaid eluvaldkondi või asju nagu hakkavad üle vaatama, et kas see nagu töötab või kas see on väärt, mida ma teen, millesse ma panustan. Et selline nagu oma aja ja energia investeerimine, et väga paljud sõnnid hakkavad nagu vaatama, kuhu nad enda aega investeerivad või panustavad. Ja mõned sõnnid võivad siin sellel aastal sõna otseses mõttes nagu mingi seemne kasvama panna, alustada millegi täiesti uuega otsast peale. See on nagu selline investeerimine siis kas töösse või suhtesse, mis iganes asi see on, et mingi seeme nagu pannakse siin sellel aastal mulda. Ja ülempreest rinna. See annab sellise sõnumi, et sõnnile usalda enda sisetunnet sellel aastal väga tugevalt. Ja unenäod on olulisel kohal. Pane tähele, mida sa unes näed. Unes võid sa saada väga palju vastuseid enda küsimustele. Ja üldse intuitsioon ja sisetunne võib nagu tugevneda paljudel sõnnidel sellel tulihobuse aastal. Ja isegi võib tulla ka mingisuguseid saladusi välja. Aga üleüldiselt selle kaardi sõnum on nagu see, et kuula nagu rohkem enda seda sisetunnet. Et vähem rääkimist ja rohkem kuulamist. Ja siis edasi läheb väga, väga ilusaks. Mul on tunne, et sõnnidel sellel aastal võib tulla armastus, mingi rüütel tahab tulla. Selline romantika, emotsioonid, tunded, mingisugused väga sügavad tunded võivad siin esile tulla. Ja oluline on siis jääda nagu
selliseks, kuidas ma ütlen, nagu kahe jalaga maa peale, et mitte siis väga nagu kuskile pilvede peale ära minna. Aga jah, igatahes väga paljudel on tulemas sellist romantikat, uusi suhteid, suhtevõimalusi. see on selline väga nunnu ja armas kaart. ja siin kohe kõrval on ka väga ilus suhtekaart, karikate 2. no see on selline täielik partnerluse kaart. siin selle kaardi peal on näha ka, et 2 kätt hoiavad nagu üksteisest kinni ja vesi esindab tundeid, emotsioone. ja see on ka selline nagu hingesugulaste ja hingekaaslaste kaart, et mul on tunne siin, väga paljud sõnnid võivad sellel aastal leida lõpuks enda hingesugulase ja hingekaaslase. ja see ei pea olema ainult nagu siis romantilises mõttes, see võib olla ka sõbra tasandil. ja üldse sellised koostööd saavad ka olema sellel aastal sõnnidel väga sellised nagu sügavad ja hingelised ja võivadki tulla sellised ka sügavad sõprussidemed sõnnidel. ja siis selle rea siin lõpetab mõõkade kuningas. see on selline hästi selge ja ratsionaalne kaart, et sellel aastal siin on vaja olla aus iseenda ja teistega ja ka enda tunnete osas. et võib-olla siis ongi, kui need uued suhted siin esile tulevad, siis on vaja olla aus, et mitte midagi varjata ja alla suruda endas. aga vaatame edasi, mida see teine rida meile räägib ja esimeseks kaardiks tuli Hanged Man ehk poodukaart. sõnnidel siin sellel 2026 aastal võib olla mingi periood, kus on nagu vaja muuta enda mõtlemist või sellist vaatenurka või perspektiivi. et mingi hetk võib tulla nagu selliseid momente, kus on vaja peatuda. et kui midagi nagu ei liigu, siis ongi nagu vaja peatuda ja vaadata, et kuidas edasi minna ja nagu teise nurga alt midagi vaadata ja midagi teha. see on selline jah, nagu perspektiivi muutus. ja väga paljud sõnnid võivad ka hakata nagu vaatama või suhtuma enda elusse või üleüldse sellesse elusse, sellesse universumisse, kus me elame hoopis nagu täiesti teise pilguga. võivad nagu avastada midagi uut enda jaoks. ja siis siin kohe kõrval on selline tuline energiat ja särtsu täis kaart, sauade rüütel. et mul on tunne, et kui siin aasta jooksul ongi vaja vahepeal nagu paus võtta ja vaadata asju teise nurga alt, siis peale seda võib tulla selline äkiline nagu energia ja tegutsemistahe. et soov nagu tegutseda ja riskida ja proovida nagu midagi uut. ja see kaart nagu soosib ka sellel aastal sõnn, et proovi uusi asju. katseta, mis iganes sa siin oled mõelnud, et proovida midagi uut, siis tee seda. katseta, proovi uusi asju ja käi uutes kohtades, mine reisile, kui võimalik. aga oluline on nagu siis mitte olla nagu siis nii äkiline ja energiline, et sa hakkad nagu sildu põletama.
vaid kasuta oma seda tuld või energiat nagu teadlikult. Ja siin kõrval kohe on teine kiire kaart, see on mõõkade rüütel, see on ka selline nagu kiire tegutsemise kaart, kiired otsused ja sellised äkilised muutused, et siin aasta jooksul võib tulla selliseid äkilisi olukordi ja muutusi sõnnidel elus, et ole siis valmis selleks. Ja võibki tulla nagu selliseid olukordi elus, kus on vaja nagu teha kiireid otsuseid. Ja siin kohe kõrval on sauade kuningas. See on selline hästi enesekindel kaart, et sõnnid võivad siin sellel aastal leida endas sellise enesekindluse ja osad sõnnid võivad ka astuda juhi rolli. Et see sauade kuningas on selline hästi enesekindel ja juhtiv meesterahvas ja selline stabiilsus. Ma ei tea, mul on tunne, et paljud sõnnid nagu leiavad endas leiavad nagu iseenda ja lõpuks nagu teavad, kes nad on, nagu astuvad enda väesse. Selline väga ilus sõnum tuli siit. Ja viimaseks kaardiks tuli siin sauade poiss ja see on samuti selline energiline kaart ja mingisugused uued algused kohe kindlasti tulevad siin sõnnil. Uued algused, mis on täis sellist inspiratsiooni, sellist värskust ja uudishimu. Ja paljud võivad ka minna õppima midagi uut, katsetada midagi uut. Ja väga paljudel sõnnidel võivad avaneda mingisugused uued teed. Kas töövaldkonnas, suhete valdkonnas. Et kokkuvõtvalt siis võib öelda, et see sõnni 2026 aasta on täis nagu selliseid julgeid samme ja samas on vaja sellist ka kannatlikkust ja on vaja kuulata enda intuitsiooni ja mingitel hetkedel on vaja nagu peatuda ja vaadata asju teise nurga alt. Ja nagu ma ütlesin, et siis suhted nagu süvenevad ja tuleb väga palju sellist hingelist ühendust, tugevaid selliseid tundeid ja sellist armastust. Ja selline nagu sisemine tuli ärkab sõnnis, nagu tegutsemistahe ja julgus ja enesekindlus tuleb nagu esile siin selle tulihobuse aastal. Aga eks see tulihobuse aasta ongi selline särtsu ja tuld täis, et tulid väga õiged kaardid. Aga mul on ka üks mäng, selline meelelahutuslik mäng, sõnn sulle. Mõtle ühele küsimusele, mida sa tahad küsida selleks aastaks 2026 ja mõtle nagu midagi sellist, et kui sa tahad nagu teada, millal midagi juhtub või millal mingi asi nagu aset leiab, et mul on siin üks selline tore kaardipakk, kus on sellised nagu ajaraamidega kaardid siis, et millal miski asi võib nagu juhtuda ja mõtle siis sellele küsimusele, mis iganes on
näiteks tahad teada, ma ei tea, millal mingi asi laheneb või mida iganes. Ühesõnaga, mõtle oma küsimuse peale ja mina segan neid kaarte ja vaatame, mis siit siis välja kukub. See on lihtsalt selline üks tore meelelahutus. Nii, vaatame, mis siit välja kukkus. Need on inglisekeelse sõnumiga kaardid. Let it be a mystery. Väga huvitav, tuli siit sõnum, et nagu sul ei ole vaja hetkel teada, millal see asi juhtub või millal see asi aset leiab. Et las see jääda nagu saladuseks või müsteeriumiks, ütleb see sõnum siin hetkel. Ma ei tea. Ja siis siin on numbrid ka. 36, 3 + 6 on kokku 9. 9, see on, mis meil on siis septembrikuu, ma ei tea. Ma lihtsalt nagu kõhutunde järgi praegu ütlen, et see septembrikuus võib midagi olulist siin sõnnidel aset leida. Vot nii, sellised tulid siis sõnumid sõnnile aastaks 2026 ja kui need sõnumid sind kõnetasid, siis vajuta pöidla nuppu ja kutsun sind ka enda kanalit jälgima, vajuta selleks kellukese nuppu. See on täiesti tasuta ja ei maksa sulle midagi. See annab lihtsalt mulle sellist jõudu ja indu juurde, et seda kanalit siin edasi teha. Aga mina tänan sind ja soovin sulle tulist, ilusat tulihobuse aastat.